Head vaatajad, me oleme täna jälle Jaan Lahega siin koos selleks, et teatud teemasid arutada. Ja me oleme rääkinud Piiblist, me oleme rääkinud Vanast Testamendist, Uuest Testamendist. Ja täna me mõtlesime, et me räägime natukene sellest või mis puudutab siis seda evangeeliumi ja käsu vahekorda. Sest see on ikkagi üks igipõline küsimus, et mis siis on olulisem, kas täita käsku või kuuletuda evangeeliumile või äkki need on mõlemad olulised või äkki on ikkagi üks olulisem kui teine, näiteks evangeelium tähtsam kui käsk ja nii edasi ja nii edasi, et see käsu ja evangeeliumi vahekord on ikkagi üks küsimus olnud ja täna me Jaaniga sellest räägime. Tere, Jaan! Tere! No nii, me hakkame peale Vanast Testamendist ikkagi, ma ei saa sellest üle ega ümber, sellepärast et maailma loomisega seoses ju Jumal neid erinevaid lepinguid tegi. Me jätame need eelpoolt, mis olid siis Noa ja Abraham ja jätaks kõrvale, et võtaks siis selle käsu konkreetselt, et mis tingimustel ja miks see käsk siis üldse Moosesele siis pärimuse kohaselt Siinai mäel anti, kuigi ma tean, et nüüd isegi Siinai mägi on juba ümber hinnatud, et see peaks olema hoopis üks teine mägi, mitte see, mis praegu on, vaid kuskilt ma lugesin, et on mingi teine mägi, aga no vahet ei ole. No Vanas Testamendis on ka nimeliselt üks teine mägi välja pakutud alternatiivina, Horeb. Jah, just nimelt. Ja siis on veel kolmas variant, kus räägivad lihtsalt Jumala mäest, täpsustamata, mis see on. Noh, on nagu on, aga ühel hetkel ikkagi see käsk, nagu ütleme siis Toora, kui selline juutidele tuli, kas ühel või teisel või kolmandal mäel, et seda me ei hakka praegu lahkama, aga see käsk on ikkagi juutidel olnud väga oluline. Mida see käsk siis neile tähendas ja miks see käsk siis ikkagi vajalik oli? Ma peaksin tegelikult alustama natukene kaugemalt ja rääkima sellest, et mis asi see seadus või Toora üldse selline on. Ja oluline on siis teada seda, et seaduseks või Tooraks nimetatakse 5 Moosese raamatut, kuna suurema osa nendest raamatutest võtavad enda alla erinevad seadused, mis on siis pandud kirja käskude keeldude vormis. Esimene Moosese raamat sisaldab küll hästi palju jutustavat ainest ja jutustavat ainest on ka teistes Moosese raamatutes, aga ütleme ikkagi niimoodi, et alates 2. Moosese raamatust kuni 5. Moosese raamatuni on suurem osa sellest tekstist erinevad käsud ja keelud. Nüüd see sõna Toora, heebrea sõna Toora, mida kasutatakse siis 5 Moosese raamatu kohta, on pärit verbaal juurest jaraa, mis tähendab õpetama või juhatama. Ja kui tõlgiti 5 Moosese raamatut kreeka keelde omal ajal, siis nende nimetuseks sai nomos, seadus, ja sealt on siis tulnud see traditsioon, et Toorat tõlgitakse seaduseks. Noh, Luthergi näiteks tegi niimoodi gesets, eks ole, seadus. Aga väga paljud juudi uurijad, nende hulgas näiteks üks selline 20. sajandi tuntud juudi mõtleja nagu Martin Buber, kes on teinud oma Vana Testamendi tõlke, ütleb, et see tõlkevaste Toora puhul ei ole päris asjakohane. Ja tema pakub seaduse asemel alternatiivseks tõlkevasteks õpetus või juhatus. Ja mõte siis on see, et see on siis miski, mille Jumal on mõelnud Iisraeli rahvale õpetuseks ja juhatuseks. Nüüd oluline on veel teada seda, et 5 Moosese raamatut on 2 põhjusel Vana Testamendi alguses. Üks on see, et esimene Moosese raamat jutustab sündmustest, mis ajaliselt siis peaksid olema kõige esimesed niinimetatud alglood, eks ole, alates maailma loomisest, inimeste pattu langemisest. Aga teiseks see, et Toora on asetatud Vana Testamendi ette, näitab seda, milline koht temas on Tooral ja see tähendab seda, et see Toora on juutide jaoks kõige tähtsam osa tegelikult sellest, mida meie nimetame Vanaks Testamendiks. No olgu öeldud, et juudid ei kasuta nimetust Vana Testament. Nad kasutavadki nimetust kas siis Toora või pikemalt Toora prohvetid ja kirjutised. Mõnikord isegi, kui nad räägivad Toorast, tähendab see kõike seda, mida meie Vanaks Testamendiks nimetame, aga Vana Testament on kristlik nimetus.
ma lihtsalt küsin vahele, kas sa tead seda ajalooliselt, mis mul praegu pähe tuleks, ma pole kunagi selle üle juurelnud, et see, et meil on esimene ja teine, kolmas, neljas, viies Moosese raamatud, siis me teame, et suurtes keeltes sageli on nad nimetatud hoopis seal Genesis ja Leviticus ja nii edasi, et kas sa tead, kus need nimed, see on vist üldiselt väga laialt levinud, et ei nimetata alati esimene, teine, kolmas, neljas, viies Moosese raamat, vaid just nimelt nende teiste nimetustega. Juudi traditsioonis on niimoodi, et raamatute pealkirjadeks on nende algussõnad ja esimese Moosese raamatu nimi on seal näiteks Bereshit alguses. Nii et selles mõttes, et see ikkagi nagu meil on ka keeleliselt lihtsalt kuidagi kas mugavuse pärast. Ta on tulnud meile Septuaginta tõlke kaudu, kreekakeelse tõlke kaudu. Sealt juba, eks ole, ladinakeelsesse tõlkesse ja siis teistesse tänapäeva Euroopa tõlgetesse ka. Aga ma tulen nüüd tagasi selle seaduse tähenduse juurde. Juutide jaoks on ta siis tõepoolest kõige olulisem osa. Ütleme siis, juutide puhul me räägime, piibliteadlased kasutavad mõistet Heebrea piibel. See on seesama, mis on siis meie Vana Testament, aga lihtsalt kui me räägime juudi kontekstis, siis me nimetame seda Heebrea piibel. Heebrea piibli kõige olulisem osa seetõttu, et Iisraeli usundis juba ja hiljem sealt välja kasvanud judaismis on kõige olulisem arusaam see, et Jumal on valinud välja Iisraeli rahva kõigi teiste rahvaste hulgast. Teinud Iisraeliga lepingu ja koos selle lepinguga andnud neile seaduse, mida siis Iisrael on kohustunud täitma. Ja see seadus on siis sõnastatud nende käskude ja keeldudena, mis seal Tooras leiduvad. Kas see on nii nagu siis, nagu ütleme, et põhimõtteliselt nagu tänapäeval, kui võtta leping, eks ole, et kaks osapoolt lepivad milleski kokku, et nad seda täidavad. Et siis iisraelaste puhul oli see, et Jumal tegi nendega lepingu, aga lepingus on siis punktid, et te peate käsku täitma ja kui te kõik see nii-öelda teete nagu lepingu kohaselt kõik väga hästi, siis te saate nii-öelda õndsaks või mis iganes, eks ole, kuidas me seda ei nimeta, aga et põhimõtteliselt, kas see on siis midagi sarnast? Jaa, seda mõeldi kindlasti väga juriidiliselt, seda lepingut. Ja kogu vanas idas tegelikult ikkagi inimese Jumala suhet mõisteti lepingulise suhtena. Aga mis on oluline seal erinevus on võrreldes inimlike lepingutega, siis see, et nad ei ole ikkagi võrdsed lepingupartnerid. Et üks lepingupartner on ikkagi teisest võimsam ja põhimõtteliselt võib seda lepingut ka nii-öelda oma tingimustel lõpetada või tühistada või mida iganes sellega teha, mis ei vastuta teist poolt seda lepingut täitmast. Ja. Just. Et igal juhul, et Jumal võib seda lepingut muuta, aga inimene võib igal juhul täita seda, mis on kokku lepitud. Ja nüüd ma jõuangi kohe ühe sellise väga laialt levinud arusaama juurde. Juutide elus on sellel Tooral väga suur roll ja see Toora ei puuduta mitte ainult inimese ja Jumala suhet, vaid ka inimese suhet kaasinimestega ja ta tegelikult reglementeerib kogu igapäevast elu. Alates ühesõnaga söömisest ja riietumisest ja muudest sellistest asjadest, kusjuures kuna tihti need käsud või keelud on üpriski üldiselt sõnastatud, siis hilisem juudi pärimus on näinud vajadust, et ta vaja täpsustada, mida ikkagi on mõeldud selle käsu või keelu all ja on tekkinud väga mahukas kirjandus selle Heebrea piibli ümber, mis seda kommenteerib. Ja seal on nendest käskudest ja keeldudest tuletatud konkreetselt siis palju konkreetsemaid käske ja keelde, mida siis vagad juudid püüavad järgida. Mishnah, Talmud, ühesõnaga on siis need tekstid, mis seda kommenteerivad ja mida siis juudid püüavad järgida. Kas see on siis see sama asi, mida ka ju sageli nagu öeldakse, võib-olla see ei lähe konteksti täpselt, aga meil on ju ka see, et see on selline eesti keeles kasutatakse silmakirjalik käitumine või variserlikkus, eks ole, et variserid olid kirjatundjad, nemad olid need, kes siis seda seadust nende inimestele tõlgendasid ja siis jääb nagu mulje, et nad tõlgendasid küll, aga nad ise seda ei täitnud. See on nagu see variserlikkus. Seda heidab Jeesus neile ette ja oma kaasaegsetele, aga samas võib siiski öelda, et pole nagu kahtlus selles, et suurem osa juute ikkagi püüdis üpris tõsiselt neid käskusid ja keeldusid täita, kusjuures oli üksikute käskude ja keeldude osas väga palju eriarvamusi, et kuidas neid mõista tuleb, oli rangemaid tõlgendusi, leebemaid tõlgendusi ja ka tänapäeva judaismis, mida ma nii põhjalikult ei tunne kui siis vanemat Iisraeli usundit,
on koolkonnad, kes on eri meelt just selles, et kui rangelt mingeid käske või keelde tuleb järgida. No siin võib ilmselt arvestada sellega, et see on nii nagu tänapäeval ju ka vaimulikega, ega me ju vaimulike sellist hingeelu või ütleme tema isiklikku vaimulikku elu ei tunne ja ei tea. Me ju ei tea seda, kui palju vaimulikud palvetavad, et mitu korda päevas ja nii edasi, eks ole. Võib-olla leerilastel ütlevad, et tuleb 5 korda päevas palvetada, aga ise palvetab 1 korra, eks ole, siis ikkagi me võime ainult nii-öelda arvata või oletada või mis iganes teha, et tegelikult see ei pruugi üldse tõele vastata, et miks, eeldus on ikkagi see, miks peaks vaimulik õpetama midagi sellist, mida ta ise ei praktiseeri näiteks, eks ole, ilmselt fariseeridega see sama lugu, et seal võis olla igasuguseid neid tüüpe nii-öelda ja ilmselt oli nad vähemus, ma arvan. Jah, ma arvan ka niimoodi. Aga milleni ma nüüd tahtsin välja jõuda on see, et väga laialt on levinud just luterlikus teoloogias olnud selline arusaam, et see toora või seadus on olnud juutidele midagi sellist, mis on olnud neile tohutult suureks koormaks, mille all nad on äganud ja mida nad on lihtsalt sunnist, et siis Jumalale meelepärased olla või veel, kui ütleme isiklikumalt mõelda, et ise õndsaks saada, on pidanud järgima, aga tegelikult on see olnud midagi sellist väga koormavat ja rõhuvat nende jaoks. Ja teine arusaam on see, et juutide arusaama järgi inimese õndsus või lunastus sõltub sellest, kas ta neid käske või keelde täidab. Ei, siis ei ole nii või? Ei ole. 1970. aastatel, see on juba pool sajandit umbes tagasi, toimus väga suur muutus Jeesuse õpetuse uurimises ja Pauluse õpetuse uurimises. Ja seda on nimetatud siis vastavalt siis Jeesuse elu ja Pauluse elu ja õpetuse uurimise uueks laineks, kusjuures olgu öeldud, et need lained kestavad praegu edasi ja inglise keele ruumis põhiliselt on nad siis domineerivad. Ja juba 70. aastatel sellised Ameerika uurijad, nagu see on näiteks Ed Paris Sanders, James Dunn ja neid on veelgi, leidsid, et see senine luterlik tõlgendus seadusest, mida kuni selle ajani niimoodi raamatust raamatusse kohtas, ei ole tegelikult ikkagi päriselt asjakohane. Ja milles nagu see põhiline probleem seisnes? Põhiline probleem seisnes selles, et kui me eeldame ühesõnaga, et Jeesus lähtus Vana Testamendi taustast ja juudiusu taustast ja Paulus samamoodi lähtus juudiusu taustast, siis nende aegses juutluses ei olnud sellist arusaama, et õndsus sõltub Moosese seaduse täitmisest. Vaid õndsus sõltub sellest, et ollakse välja valitud rahva liige, et ollakse lepingu suhtes Jumalaga. See on selline lepingu suhe, mis laieneb, mille tegid Iisraelist esivanemad, aga mis laieneb kõikidele iisraellastele. Ja nüüd selle lepinguga kaasnees seadus. Seadus oma käskude ja keeldudega, mille täitmine ühesõnaga on siis nõutav, mille rikkumine on karistatav Jumala poolt, aga see, mis teeb õndsaks, ei ole ikkagi mitte see käskude keeldude täitmine, vaid lepingus olemine. Kas siin võib ka seda mingisugusel moel näha ka seda kokkupuutepunkti, et miks Peetrus oli esialgu päris seda meelt, et selleks, et saada kristlaseks, tuleb ennem saada juudiks? Ja neid, kes nii mõtlesid, oli veel, näiteks Paulus peab Galaatia kirjas võitlema selliste missionääridega. Ja seal ju neil see erimeelsus ikkagi oli päris tugev, mis me teame, et apostlite konsiil aastal 70 kopikate, kui mu mälu nüüd mind ei peta või võin eksida praegu. Varem oli. Ja sina tead täpselt, mul vaata on numbritega see aastaarvudega kehasti, et see apostlite konsiil siis nagu jõudis selle tulemuse, et ei pea saama juudiks. See oli vaidlusküsimus kaua aega ja Pauluse kogudustes ju kerkis see ikka jälle esile, sellepärast, et vaatavalt apostlite konsiilile, see kindlasti toimus ennem, kui Galaatia kiri pandi kiri ja seal olid missionäärid, kes ikkagi nõudsid kohalikelt koguduse liikmetelt, et nad peavad laskma ennast ümber lõigata. Ja Paulus ütleb, et kui nad seda teevad, siis pole neil Kristusest mingit tulu, et sellisel juhul nad peavad justkui ka seaduse läbi õndsaks saama. Aga ta utreerib tegelikult, see ei olnud tavapärane selline juudi vaateviis, et seaduse täitmise järgi saadakse õndsaks. See on nii-öelda lisanduv kohustus lepingule, mida peab täitma. Ja teistpidi jällegi, juudid ise on seda mõtestanud ka nõnda, et see on tegelikult privileeg, kui Jumal on juba välja valinud kõikide rahvaste hulgast, on teinud lepingu, mida ühelgi teisel rahval ei ole.
tänuks selle eest, ühesõnaga peaks olema seaduse sätete täitmine siis midagi sellist, mida rõõmuga tehakse. Niimoodi on Niukus ise seda mõtestab. Et sa mitte ei tee tööd sellepärast, et see on hirmus käsk, hirmus kohustus, vaid sa teed seda, jätad selle töö tegemata rõõmuga. Jah, teades, et sa oled valitud rahva liige. Just. See on selles mõttes väga oluline ja eks see ju käsu ja evangeelium, et kui nüüd siia evangeeliumi juurde tulla, siis ju see vastandumine, millest sa ju teilt natukene ka põgusalt juba rääkisid, ka siin ju välja tuleb just nimelt, et kuidas ka me protestantluses mingitel teemadel oleme sellest nagu aru saanud, et see rõhuasetus, et me ainult Jumala armust ja kõik see armuga seotud, mis evangeeliumist tuleb esile, võib sageli jättagi selle mulje, et see käsk on nagu midagi, mida ei peaks nagu üleüldse enam meelde tuletama. Ma isegi tean, on kunagi olnud selliseid kristlikke liikumisi, kes on lausa öelnud seda, et miks seda 10 käsku vaja on, et meil on Kristus ja meil ei ole enam käsku nagu üldse vaja ja samas Luteri ajal oli ka üks teoloog nimega Agricola, kes väitis, et käskudel ei ole mitte mingit tähendust, tal on kristlaste jaoks. Ja mina mäletan jälle oma noorusajast, kui sai piiblit veel nagu teistmoodi ja natuke loetud ja vaadatud, siis ja noortega vaieldus, ma mäletan, meil kunagi oli üks selline niinimetatud oikumeeniline noorte kohtumine, kus me väga tõsiselt arutlesime selle üle, kus meile öeldi, et te olete ikka seal luterlikus kirikus selle käsu all kinni, et ei ole seda tõelist armu nagu mõistnud ja tajunud ja siis toodi see kirjakoht välja, kus Jeesus ütleb seda, et tema on käsu lõpp, eks ole, ja siis ma mäletan, et meie hulgast keegi ütles, et ja, ühes teises kirjakohast ütleb, et nii kaua kui taevas ja maa püsivad, ei kao käsu sõnast ka mitte täppigi. See käsu lõpp on tegelikult Pauluse Rooma kirjas, ta ütleb, et seaduse ots või lõpp on Kristus neile, kes usuvad. Nii et selles mõttes see vastuolu on siin nagu olemas olnud. Ja Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumis, et ärge arvake, et ma olen tulnud seadust tühistama, ma olen tulnud seadust tühistama, vaid täitma. Jah, nii et see on nagu hästi selline pingeline nagu see ja tänapäeval ka sageli ju ikkagi seda tuuakse esile, et me liiga palju takerdume nagu sellistesse asjadesse, kui kristlased ütlevad, et sa pead. Et mis mõttes pean? Kui öeldakse pead, siis see on ju käsk. Siis sa pead nagu, oledki nagu ennast uuesti nagu käsu alla pannud. Aga see on sellise tänapäevase üldise mentaliteediga minu meelest nagu väga tugevalt seotud, et meil lääne ühiskonnas, tänapäeva sekulariseerunud lääne ühiskonnas on ikkagi levinud see arusaam, et indiviid on absoluutselt vaba ja talt ei tohi midagi nõuda. Jah, et ühesõnaga see, kui teda kohustatakse millekski, on ikkagi halb. Nii et ühesõnaga, kui ikkagi peaks nagu lähtuma sellest, et kirikus tuleb käia, pead käima kirikus, siis see on nagu, ütleme, halb sellepärast, et see ahistab seda üksik indiviidi. Ja just. Aga inimese hingeõndsu seisukohalt, kuidas sellega on? Kas kirikus käimine peaks olema nagu, kas see annab meile hingeõndsuse või ei anna? Ei automaatselt ei anna ta seda loomulikult, aga kuna kirikus on sõna ja sakrament, mille kaudu meil on võimalik lunastus, siis kahjuks ta ei tule. Kahjuks ta ei tule. Ehk siis tegelikult see probleem selle evangeeliumi puhul on see, evangeeliumi käsu suhtes ilmselt ikkagi on peidetud nagu sellesse, et sageli seda evangeeliumi, nagu ütleme, evangeelium kui käsust vabastaja võetakse nagu väga nagu äärmuslikult, ehk siis jäetakse nagu inimese selline omapoolsed kas või kohustus näiteks meelt parandada või see, et ma võtan Kristuse vastu, et see toob nagu kaasa selle, et see hüljatakse. Et tegelikult ikkagi me päriselt vist kirikus ei saa nii öelda, et mitte midagi tegema ei pea. Et Jumal on nii hea, et annab sulle täitsa isegi, kui sa isegi ei usu, ta annab sulle ikkagi sellesama hingeõndsuse. Ikka mingi peab kuskil ka olema. Absoluutselt nõus, aga tegelikult on selle asjal väike ajalooline taust, millest ma lühidalt räägin. Ja taust on kõigepealt siis reformatsioonis, kus Luter väga selgelt hakkas eristama siis seadust ja evangeeliumi. Ja loomulikult on selle seaduse suhtes väga poleemiline, olgu öeldud muuses, et ta on ka Moosese seaduse kohta igasuguseid väga erinevaid asju öelnud ja muu hulgas öelnud ka seda, et kogu sellest Moosese seadusest on 10 käsku ainus, mis ka kristlastele kehtib, kõik muu on juutidele. Jah. Nüüd edasi, kui ta selle seadusega polemiseerib, siis on täiesti selge, mis tal silmes oli. Ta oli silmes omaaegne kirik, kõik võimalikud kiriklikud reeglid, eeskirjad, mille järgi vist inimestelt nõuti.
ja tema samastas need siis oma mõttes siis selle sama seadusega, millest on väga palju juttu Pauluse kirjades ja millega Paulus ka justkui polemiseerib. Aga nüüd tänaseks, kus on siis teistsugune lähenemine leitud Moosese seadusele, on juhitud tähelepanu sellele, et näiteks Jeesus mitte kusagil Moosese seadust kui sellist ei sea kahtluse alla. Kui vaadata nüüd konkreetselt ühesõnaga, kuidas ta seda tõlgendab, siis võib isegi öelda niimoodi, et teatud seaduse sätet ta tõlgendab hoopis radikaalsemalt. Mäejutlus, klassikaline näide. Aga teatud sätete suhtes, mis puudutavad näiteks siin söögieeskirju, rituaalset puhtust, jah, ta tõepoolest siis ei pea neid siduvaks. Võimalik on, seda arvavad need uuemad Jeesuse uurijad, et mingi osa juutidest just selles konfliktolukorras kristlastega võis tõlgendada seda nõnda, et seadus on see, mis teeb inimese õndsaks. Ja Paulus pigem siis polemiseerib nagu siis sellise, ütleme, judaismi väärtõlgendusega teatud juudikristlike missionäride hulgas, aga mitte siis judaismi kui sellisega. Täpselt sama mõelda Luteriga reformatsiooni kohta. Öeldakse, et Luter kuulutas katoliku kirikule sõja, kuulutas ühesõnaga kõik selle, mida katoliku kirik õpetas valeks. Me teame, et tegelikult see on niimoodi olnud väga konkreetsed asjad, mida ta kritiseeris. Alguses, eks ole, need patukaristuse kustutuse kirjad. Indulgentsid, eks ole. Siis edasi hakkas laienema see kriitikaring. Seal tuli see küsimus, et kas paavst on ikkagi see ülim piibli tõlgendaja ja nii edasi. Ja neid asju tuli veel juurde. Aga samas ei saa öelda, et oleks ju kõik kahtluse alla seadnud, mida temaaegne kirik õpetas, mida katoliku kirik on õpetanud, ütleme, juba pikemat aega. Ei, need olid teatud konkreetsed asjad. Ja selles mõttes võib ka öelda, et on üle pingutatud natuke sellega ja ma näen siin sarnasus selle sama Pauluse seaduse kriitikaga. Et kui juba seadus kritiseeris, siis kritiseeris järelikult juudi usku kui sellist. Ja siis Luteri kohta võiks öelda ka, et kui juba kritiseeris omaaegset kirikut, siis järelikult ta ei näinud kiriku õpetuses mitte midagi õiget. Aga tegelikult see nii pole. Kõige olulisemad asjad, ikkagi lunastus, õpetus, sakramendid, ta ei sea neid kahtluse alla mitte kusagil. Minu üks mõte, mis mul pähe turgates on see, et sellest on mingisugune aeg möödas, kui ma arvan, et 3-4, võib-olla isegi 5 aastat aeg läheb nii ruttu. Sattusime ühe tegelikult Eestimaal väga hästi tuntud saksa vaimulikuga kõnelema ja see oli tegelikult päris täpselt öelda aastal äkki 2017 lausa, et oli reformatsiooni aastapäev lähenemas ja ühel perekohvikust tuli meil sellest juttu. Ja siis ma küsisin ta käest ka seda, et kui tema nüüd sakslasena siin Eestimaal ringi vaatab ja reformatsioonile tagasi vaatab, et kas ta oskab nagu välja tuua midagi, et millega nagu tänapäevane nii-öelda protestantlik või kirik Saksamaal nagu on nagu valesti läinud või mida ta valesti on teinud ja siis ta luges seal ette 3 tükki, aga üks nendest oli see, kus ta ütles seda, et tema arvates on Saksa kirik jäänud sageli nii-öelda palju nii-öelda selliseks stagnatsiooni kinni, ehk siis ta hoiab kinni teatud Luteri teesidest, mida tegelikult Luter üldse teesidena pidanud ja katoliku kirik vastupidiselt on oma sellistest teatud põhimõtetest palju pikemate sammudega muutunud kaasaegsemaks, nii-öelda toimivamaks, rohkem seletavamaks, et luterlik kirik on jäänud nagu sellistesse nagu, ei saa öelda dogmadesse, aga sellistesse põhimõtetesse kinni, kus ta enam ei suuda vaadata pilti laialt, vaid ta näeb ka ainult hästi kitsalt. Et ilmselt siin on selles mõttes teatud õigus on selles mõttes nagu olemas. Kindlasti ja me peame arvestama sellega, et vahepeal on ikkagi väga palju aega merre voolanud ja tõepoolest on kirikud lähenenud teineteisele väga paljudes asjades ja kas see sama vaidlus küsimus, et kas inimene saab õndsaks tegudest või Jumala armust, eks ole, et selles küsimuses, selles mõttes ei ole enam kirikute vahel ju mingit vastuolu, et see, et inimene neid häid tegusid teha saab, see on ka Jumala arm, eks ole. Ju. Ja ütleme niimoodi, et sellisel kujul nagu see küsimus reformatsiooni ajal tõstatus, ta ei ole enam probleem, mis kirikuid lahutab. Mis lahutab, need on hoopis muud probleemid. Ma mäletan oma noorusest veel ühte sellist asja, ma nüüd ei julge täpselt öelda, et ma nüüd vastan 100% ütlen õigesti seda, aga katoliiklastel on kohustus käia missal. Ehk siis see sõna, sa pead missal käima, sa pead meie mõistes jumalateenistusel käima.
ja siis seesama sõna peab, ma mäletan paar aastakümmet tagasi, kui sellest me noorte vaimulikena nii-öelda mõtlesime, mis mõttes, et kuidas kohustada, see on ikka vabatahtlik, näed, nüüd öeldakse sulle nagu käsu korras, sa pead jumalateenistusel käima. Et see tundus nagu väga niimoodi selline, just nimelt käsu korras, et see nagu ei ole nagu õige. Aga siis, kui ma sellesse süvenesin ja seda nagu hakkasin enda jaoks nagu mõtestama, siis ma sain aru, et tegelikult see ei ole mitte käsk, vaid just nimelt on ikkagi korralik soovitus selleks, et sa saaksid osa Kristusest, kui sa käid armulaual. See, et sa väljendad oma ligimise armastust sellega, et sa lähed kirikusse ja palvetad nende eest, kes vajavad eestpalveid. Ehk siis sa oled üks palvetav inimene nende inimeste eest, kes palveid vajavad. Et seal on nagu mitmeid aspekte, mis tegelikult ka selle jumalateenistuse nii-öelda muudavad just nimelt selliseks armastuse teoks. Ja vaat see on hoopis jälle mingisugune hoopis teistsugune lähenemine asjale või arusaamine kui see, et sa pead minema missale või sa pead minema jumalateenistusele, vaid just nimelt nii nagu me eelpool kõnelisime, et Juut tegi seda rõõmuga, jättis töö tegemata hingamispäeval. Nii ka iga ristiinimene peaks minema pühapäeval missale sellepärast rõõmuga, et sellest ta väljendab väga palju häid asju. Nojah, kas näiteks hingamispäev, mille pidamisega oli palju käskusid ja keeldusid seoses juutide arusaama järgi, on eelmaitse sellest messia riigist, sellest rõõmust, mis seal valitseb. Jah, absoluutselt. Seesama perekonna söömaaeg hingamispäeval näiteks, mis teatud kindla rituaali järgi toimub. Seda võrreldakse siis selle suure söömaajaga, mis messia riigis toimub. Jeesus räägib ju sellest samast söömaajast ka evangeeliumites, eks ole, kus Abraham, Iisak, Jaakob istuvad lauas ja nii edasi. Nii et neid asju on tegelikult päris palju, mis me tegelikult ilmselt ka selle evangeeliumi käsu puhul, kui nüüd natuke kokku hakata võtma, siis me oleme ikkagi just nimelt jäänud isegi nendesse sõnadesse võib-olla väga kinni, et me väga püüame nagu hoida nende vahel suurt veelahet ehk siis või kuristikku, et neid ei ole võimalik nagu ühendada, aga olemuslikult see tegelikult nii olema ei pea, sest käsul on oma roll selleks, et me oskaksime näha oma pattu, et me saaksime aru, kuidas oma elu korrastada, parandada, kuidas just nimelt vaimselt, isegi ma ütleks vaimulikult kasvada, aga me teame, et need teod iseenesest meid õndsaks ei tee, vaid selle kingib meile Jumala armust sellisel juhul, kui meie võtame Kristuse vastu ja tahame tõesti seda Jumala armu tunda, kogeda ja selles mõttes vaimulikult kasvada. Absoluutselt nõus. Ja kõik need head asjad, mis Jumal on meile andnud, tuleb hääks ära kasutada, nii et me võime tõdeda, ma ei tea, kas me saame täna nii tõdeda, et me võime öelda, et käsul ja evangeelium ei ole vastuolu. Ei, ja üks asi veel on, mille ma tahan tähelepanu juhtida, et tihti on selline arusaam, et Vana Testament see on käsk ja Uus Testament see on evangeelium. Aga tegelikult ei ole niimoodi. Uues Testamendis leidub ka käsk ja Vanas Testamendis leidub evangeelium. Sest evangeelium ei ole ju ainult sõnum Kristusest, vaid ka see, kui näiteks prohvetid räägivad, et Jumal tuleb oma rahvast päästma, see on ka evangeelium. Absoluutselt, nii et selles mõttes me ei saa... Uues testamendis on mis, eks ole, Jumala ja ligimese armastuse kaksikkäsk. Absoluutselt, käsk. Ikka käsk. Just nimelt. Sa ikka pead armastama ligimest, sa ei saa niimoodi, et sa võid. Nii ei saa seda piiri tõmmata, et Vana testament on ainult käsk ja Uus testament on ainult evangeelium. Nii et tegelikult ikkagi siin kiriku õpetus, ma julgeksin niimoodi öelda, selles on ikkagi väga hea ja õige, kui me suudame just nimelt seda asja näha nagu inimese vaatevinklis just nimelt, et tegelikult ju kiriku ülesanne on aidata kaasa võimalikult palju sellele, et võimalikult paljud leiaksid selle hinge pääste. Jah, evangeelium ongi sõnum sellest, et Jumal tahab inimest päästa ja käsk on see nii-öelda vahend, mis ühesõnaga mitte ei taga õndsust, vaid mis aitab inimesel korrastada oma elu, sest inimene vajab mingeid raame paratamatult. Ja see aitabki sellele kõigele kaasa ja ütleme, mida rohkem me suudame neid asju ka lahti mõtestada, arusaadavaks teha, seda selgemalt me saame aru ka sellest imelisest armust, mida Jumal meile tegelikult kinkida tahab, kui meil vaid on oskus seda vastu võtta. Just. Selline on hea lõpetada. Aitäh tänase eest ja kohtume jälle.